tere! Kristi olen hingepäike vaimuraamatust. Kui sul on praegu 5. energiaaasta, siis suhetes toimub üks huvitav muutus. Sa ei taha enam lihtsalt kogeda, sa tahad selgust. See periood paneb sind vaatama suhteid palju tõsisemalt. Kui varem võis olla rohkem vabadust ja katsetamist, siis nüüd tekib tunne, ma tahan aru saada, kuhu see kõik liigub. Näiteks sa võid tunda, et tahad suhte ametlikuks teha, panna paika kokkulepped või lihtsalt saada selge vastuse, mis me oleme. Sest ebamäärasus hakkab väsitama. Samal ajal võib suhetes tekkida ka veel teine pool, sihuke huvitav dünaamika. Kas sina hakkad rohkem õpetama oma partnerit või otsid enda kõrvale kedagi, kes on sulle autoriteet nagu mentor? See ei ole halb, aga siin peab leidma tasakaal, sest väga lihtne on minna sinna, kui sa hakkad teist inimest parandama või talle survet avaldama. Samuti muutuvad tähtsaks pereväärtused, traditsioonid, see, kas te üldse sobite eluvaadete poolest. Sa ei vaata enam ainult tunnet, vaid ka seda, kas teil on sama suund elus. Ja üks kõige olulisemaid teemasid sel perioodil on ausus. See energia lihtsalt ei kannata valesid. Asjad tulevad välja, vestlused muutuvad otsemaks ja vahel ka ebamugavaks. Aga see on vajalik. Ja räägime energia miinuspoolest, et kui see energia läheb tasakaalust välja, siis tekivad probleemid. Näiteks sa võid muutuda liiga jäigaks, tahad alati vaidlustes võita, surud oma tõde peale ja see võib lõpuks inimesi sinust eemale lükata. Lahendus on tasakaalu leidmine. Parim viis seda perioodi kasutada on lihtne. Otsi selgust, aga ära suru. Räägi ausalt, aga ära ründa. Tee, mida sa tahad, aga lase ka teisel inimesel olla see, kes ta on. See ei ole lihtsalt suhete aasta, see on aasta, kus sa saad aru, kas see, mis sul on päriselt sinu jaoks ja õige. Ja see nõuab ainult ühte asja, ausust.